lahvatanud on diskussioon ühe Paul Krugmani blogi kande üle, mis kannab romantilist pealkirja Estonian Rhapsody, kus meie president on andnud omapoolse selge seisukoha selle üle ja ma omalt poolt täiesti toetan presidendi avaldust ühemõtteliselt, et Krugmani iroonia kokkuhoiust ja eelarve tasakaalust on täiesti kohatu, eriti Eesti näite puhul, mida ta siin kasutab. Ja et vastupidi, et kui me vaatame ka tegelikkuses see Euroopa Liidu leping, mis liikmesriikide vahel näeb eelarve tasakaalu põhimõtte määratleb ja erinevad ka selle kaitse- ja sanktsioneerimismehhanismid sätestab. Tegelikkuses sellel on kindlasti loodetavasti ka ülemaailmne mõju. See on nagu hästi põhimõtteline asi, jällegi ma koos peaministriga tuliselt toetan siin presidenti. Sama Nobelist kritiseerib teravalt traditsiooniliselt Bushi poliitikat, mis oli siis selline ülekuumenemiseni viinud. Nüüd Eesti puhul võtab ta meie kõige jätkusuutmatu olukorra, kus laenati raha kokku, osteti välismaalt kaupa, need raha voolas ühelt poolt välja, teiselt poolt pöörles siis ta siseturul, teeniti elatist siseturul selle laenuraha eest kaubeldes ja välismaalt kaupa juurde ostes. See oli täiesti jätkusuutmatu olukord ja võrrelda 2007. aasta SKP-d praegusega on selles mõttes ikkagi väga vägivaldne. USA puhul tuleb arvestada seda, et meie olukorrad maailma majanduses on, või meie positsioonid on täiesti erinevad, et USA on kui valdavalt siseturul põhinev majandus on kaitstud siis välismõjude eest, samas on ta võimeline oma probleeme, seda võlgu elamist üle lükkama teiste arvele selle tõttu, et dollar on domineeriv välisvaluuta.